Tervist, et see lühike vahevideo on siis pigem Pythonist nüüd. Ja mida ma teen, on see, et mul oli ju C keeles üks pikk ja suur programm, see Trips Code, mis on ka GitHubis üleval. Aga samuti mul GitHubis üleval neid Pythoni nii-öelda õppematerjali, mida ma ise kasutan siis eesmärgiga panna üks korralik CUDA renderdaja püsti siis. Ja ma ei tea, kuhu see tulevikus välja jõuab, aga huvi oli siis nendes CUDA kernelites. Mida CUDA kernel teeb, on see, et ta mitmekordistab siis seda arvutusvõimsust niimoodi, et sul oleks võimalik, nagu arvutimängudes on üle ekraani 60 kaadrit sekundis näiteks kolmedimensiooniline renderdus. Et see on siis eesmärk, aga loomulikult selle üksiküritaja eesmärgid peavad tagasihoidlikumad olema kui need suured, aga siiski vaatamata sellele. Ja nüüd siis vaatame siis selle skripti üle. See on siis Python. Ja Pythoni installeerimine on omaette teema, et seal on see pip install on üks paradigma, millega nad siis ühesõnaga sellega saab installeerida neid Pythoni laiendusi ning ka vist upgrade'ida, et ühesõnaga, kui sul on juba mingi laiendus installeeritud, et siis sa saad vist selle switchiga selle upgrade'ida seda. Aga installeerima peab siis need moodulid, mida sa siin alguses impordid. Ja nüüd, mis puudutab siis seda CUDAt, siis selleks on vajalik see numba, et numba seest tuleb siis CUDA välja. Ja vaatame selle skripti üles, et mida ta teeb. Et ta siis koosneb kahest osast, siis on see esimene osa ja siis teine on siis see transform object. Et see on siis, sisaldab seda rotatsiooni moodulit ja transformatsiooni moodulit. Aga see ei ole nüüd selle tänase jutu teema, et see on nüüd sellest C keelest üle toodud ja see tuli täiesti perfektselt üle, et C keeles on lihtsalt need semikoolonid siin iga lause lõpus ja loogsulud on üle nende loogikaplokkide ja üle plokkide üldse loogsulud ja siis need koristad ära ja asendad lihtsalt ilusasti taandridadega siis Pythoni koodi ja koolon siis tuleb lükata lõppu nendele ning mõningate muud syntaksi erinevused, näiteks kahekordne and-märk läheb siis andiks lihtsalt verbaalselt ja mis siin siis veel on ühesõnaga mingid mõningad erinevused, siis on siis mingi array deklaratsioonid, mis tuli lisada, mis nagu iseenesest ei tekkinud. Aga muidugi C keeles on niimoodi, et kõik tuleb deklareerida, et sel juhul on see kood ka, mulle sümpatiseerib C keel oluliselt rohkem kui Python, aga Python on samuti huvitav asi ja minu meelest, ei tee liiga, kui sellega ka natuke tutvuda. Ja siis vaatame nüüd siit selle, kuidas me seda käivitama oli F5-ga oli, vaatame F5. Nüüd ta nõuab mult siit, et ma valiksin selle display, kuhu ma suunan selle outputi. Et mul on see üle ekraani on üks, vaatame, mis juhtub. Ma ei ole seda varem proovinud. Ta käivitab need threadid ja tuli üle ekraani. Mis see ekraan siis endast kujutab? See on üks pilt, mis on varem renderdatud ja ta on skaleeritud nüüd siis üle selle minu sekundaarse ekraani ja siin on ainult üks triangel. Kui me nüüd seda hetke vaatame, siis siin keskel asub üks triangel. Ja kaamera iseenesest siis liigub
üle X-aksi niimoodi vertikaalselt niimoodi, et siis tema liikumine. Ja miks nendes siis poolustel toimub siis sükene veidikene deformatsioon selle triangeli suhtes, siis see on sellest, et poolustel koordinaadid siis koonduvad ja põhimõtteliselt see topoloogiline punkt muutub üliväikeseks, selle tõttu siis ka mingid väikesed objektid muutuvad ülisuurteks selle tõttu. Aga ma saan seda vaatevälja nurka muidugi muuta, et mul on vaateväli on siis 360 kraadi sellel praegult. Ja millest see jutt on see, et selle ühe triangeli saavutamine ja nüüd selle koloreerimine oli üks igavene jant ja ühesõnaga võitlus tõeliste lohemadudega selle Pythoni kuuda sees. Et igaüks, kes üritab siis nagu seda kunagi oma elus teha, et mingit C-koodi Pythonisse viia, et hoiatan ette, et kui on soov kuudaga rinda pista, siis on need võitlused rasked ja rängad, sest kuuda tuumades toimub mingisugune teistsugune maailm on seal. Et seal sa ei saa niisama lihtsalt mingisuguseid objekte luua, mingeid andmeid säilitada, kõike tuleb nagu kuidagi deklareerida, et ja nagu vastupidiselt Pythonile, kui see Python iseenesest nagu suunab inimesi nagu vabalt mõtlema, et sa ei pea deklareerima, et see interpretaator ise leiab need andmetüübid üles, et millega on tegemist, kas ta on mingisugune täisarv või mingisugune erineva täpsusega murdarv või mis iganes arv, eks ole. Aga kui sa nagu sellesse kuudatuuma lähed, nendesse kernelitesse, et siis hakkab mingi täiesti vastupidine maailm, et sa pead tegelikult ülitäpselt teadma, et kus sul miski asub, kus sa midagi deklareerid, kust mingid andmed tulevad, kus nad nagu säilivad, kus neid toimetatakse, ühesõnaga luuakse või kustutatakse, et kõik peab olema sul üliterava kontrolli all. Ja nüüd oligi, et mis ma internetist otsisin, ma panen selle pildi nüüd kinni siin kui kuutähega quit'in. Et siin on mul näha, et see block dimension, et see on siis töögrupi suurus. Et need graafikakaardid näevad siis välja nagu suured tööväljad ja seal asuvad selle töövälja peal töögrupid. Ja töögrupid siis koosnevad nendest töölõimedest, mis esindavad siis põhimõtteliselt nagu iseseisvad protsessori tuumasid. Töögruppide peale võib ka mingisugust jagatud mälu olla, aga minu case'i puhul see praegult ei ole oluline. See jagatud mälu on võib-olla oluline mingi pilditöötluse puhul või mingil muul otstarbel. Praegult see ei puutu sellesse. Aga vaatame siis üle, et millised need kuudatuumad välja näevad selles skriptis. Ja siin on näha, et mu programm siis käivitab kõigepealt neid lõimesid protsessori peal ka, et need on threadinguga ja jagab selle pildi välja siis 4 osaks. Ja siis need 4 protsessori lõime tõmbavad siis käima need kuuda töö ülesanded siin. Et see threaded kernel, see on siis see objekt, mis me siin üleval näeme. Siin on ta näha. Ja siin ta kasutab neid globaalseid argumente selle kerneli käima tõmbamisel. See func_run siis käivitab selle kerneli ja siia tulevad kaasa selle töövälja ja kuuda greedi ühesõnaga parameetrid, see on siis workgroupi suurus ja workgroupide hulk ja siis workgroupi suurus tuleb siia ja need on 2-dimensionaalsed mõlemad. Sest, et me kujutame ette seda nagu välja, et kuna meil on tegemist pildiväljaga, siis meie töö ja mõtlemine toimub selles väljas.
Nüüd selle välja enda kohta on veel vaja teada midagi huvitavat, et kui sa usud, et see väga lihtsalt tuleb, siis mitte. Et siin on need dimensioonid on vahetuses, ühesõnaga peab teadma, et vertikaalne dimensioon on esimesel kohal ja horisontaalne dimensioon on teisel kohal. Nüüd, kui meile antakse see pildi mõõtmed, ehk siis ekraani mõõt, eks ole, siis see funktsioon kasutab vastupidist meile kooliõpikutest teada järjekorda, et laius on kõigepealt, see X parameeter ja Y on siis teisel kohal. Aga niipea, kui me asume neid reaalseid andmehulkasid sinna sisse viima, siis tuleb need väljad ümber vahetada. Ja see vahetamine, see võib tunduda väga ebaloomulik, et see nagu ei ole mõtlemisele omane. Aga kui sa natuke harjutad ennast sellega, siis sa saad aru, et mis on selle põhjuseks. Et selle põhjuseks on see, et kui me vaatleme põhimõtteliselt renderdaja funktsiooni, siis renderdaja on lihtsam nagu ette kujutada nagu tavalise lugejana. Et kui meil siin Euroopas on selline kirjastiil, et me loeme ülevalt allapoole ja vasakult paremale neid ridasid, siis samal eeskujul toimub see. Et esimesel kohal on see Y-dimensioon, ehk siis ülevalt alla, ja selle Y-dimensiooni sees asub siis see tsükkel, mis loendab vasakult paremale. Et see on see, kuidas need tsüklid välja näevad, see on nagu sisemiselt. Ja selle tõttu on need dimensioonid vahetuses. Et sellest peab ka aru saama siis nende andmeväljade koostamisel. Aga mis see suurem võitlus või milles see raskus on see, et CUDA tuumades on siis siukene asi nagu lokaalne siis mälu, lokaalse muutuja deklareerimise võimalus. Ja me näeme seda syntaksis siis siin, et näiteks, et see CUDA local array, temal on 3 elementi, see on selles arrays. Ja nüüd ma nägin kurja vaeva, et seda funktsiooni käima saada ja otsin terve interneti läbi ja lõpuks siis keegi kuskil pomises, aga see ei olnud isegi selle teemaga seotud, et muuda siis seda workgroupi suurust, ehk siis seda blokkdimensiooni. Et mul ennem oli 32, nüüd mul on 16. Ja kui ma selle muudatuse tegin, et panin teile väiksema dimensiooni, siis mul see probleem kadus ära, et ma sain nagu mingisugust komistuskivist üle. Ja siis need CUDA kernelid on siis, lähevad nende dekoraatoritega, CUDA JIT-idega ja siia tuleb panna device on true. Ja siis ma saan neid kerneleid muudkui kirjutada ja siis selle kerneli seest, selle põhilise kerneli seest siis toimub siis nende kerneli funktsioonidega mäng, et kui ma saan aru sellest, et väga palju neid lokaalseid muutujaid ei saa tekitada, sest tuleb see muutuja ehk mälumaht tuleb, teatud piir tuleb ette selle graafikakaardil, et kui sa väga palju hakkad siin lokaalselt mälu allokeerima, siis sul muutub graafikakaart, lõpeb otsa, see mälu. Ja suur rabelemine oli ka nende tagastusformaatidega, et põhimõtteliselt argumentidesse sa saad anda need diskreetsed array'd siis, ehk need tuple on see Pythonil. Ehk siis see on selline jada, millel on lõplik pikkus ja mille elemente ei tohi muuta. Neid võib kasutada, aga neid ei tohi muuta, nendesse ei tohi kirjutada. Et selliseid array'sid
saab anda argumentidena kaasa ja põhimõtteliselt neid tuplite sees võivad olla ka veel omaette mingid arraid. Ühesõnaga, et on mitmedimensiooniline. See asi läheb väga keeruliseks, ma ei suuda isegi seda seletada. Ühesõnaga, et kõik see lihtne ja ilus maailm, millega sa seal C-keeles nagu tuttavaks saad, pudeneb sul selle kuuda tuumadele lähenedes nagu 10 erinevaks tükiks laiali ja siis sa enam ei tea, mida sellega ette võtta. Ja kuidagi hea õnne peale siis leiad neid nagu lahendusi.